Mida kõrgemale tõusevad pilvelõhkujad, seda madalamaks vajuvad hurtsikud. Midagi ei anta tasuta. Eluea pikenemise eest maksame vähktõvega, autode eest liiklusõnnetustega, vaba aja eest alkoholismiga. Progressi eest tuleb maksta regressiga. See ei ole jumalik õigus, see on absoluutse jäävuse seadus. Geenius nägi tõeliselt suurt nägemust. See kestis vaid hetke ja võis meelest ära minna. Geeniusel oli selles suhtes kogemusi. Taskus sobrades leidis ta pliiatsijupi, aga paberit ei olnud. Visioon hakkas juba tuhmuma. Viimases hädas haaras geenius suitsupaki ja kirjutas meeleheitliku kiirusega. Absoluutse jäävuse seadus. Esimene tees. Kõik, mis on, see on olemas. Teine tees. Mis on olemas, see võib muutuda, mitte kaduda. Kolmas tees. Mis ei kao, see jääb. Geenius silmitses heldinult suitsupakki oma tulevase filosoofia kuulsuse nurgakivi ja peitis selle siis hoolikalt ära. Tema uduses ja samal ajal kristallselges ajus välgatas veel üks idee. Nimelt oli ta kunagi mõelnud, et Balzacil ja balsameerimisel peab midagi ühist olema. Nüüd viirastus talle, et ta hakkab seost taipama. Aga sellele võis ka homme mõelda, see mõte ei kao geeniuse käest kuhugi. Tänane päev läks täie ette. Geenius oli loonud oma filosoofilise teooria, see tähendab, teooria põhiprintsiibid olid käes. Skelett paika pandud. Jäi puhtmehaaniline töö, statistika andmete ja teravmeelse tõestusmaterjali kogumine, selleks tuli kirjutada ja kirjutada. Homme peab suuremal hulgal paberit ostma, otsustas geenius. Geeniuse väsinud pea vajus maha ja geenius uinus. Ta oli tõeliselt õnnelik. Geenius ei näinud, kuidas peatus punase triibuga auto ja kaks meest hakkasid läbi põõsaste tema poole trügima. Neid juhendas reeturlik naabrinaine. Geeniuse elutee on okkaline, kui ta linnapargis kuuse all magama jääb.